väike hetk, ma panen selle kõlari peale, siis kuulame Eesti ülistusmuusikat. 1000. Jah, nüüd see on peal. Ja see ülistusmuusika on siis aastast 1993. Tere, siis eesti keeles ja kogu meie Jumala rahva ees.
kui sina veel Jeesust ei tunne, nii tere tulemast kuulama, loeme jälle piiblit. Täna loeme siis Jeremia kohta piiblist ja Jeremia number 30. Pean panema prillid ette, kuna tegemist on nii väikse tekstiga. Täname Püha Vaimu, et sa oled siin meiega koos ja aitad meid ja õnnistad meid ja me täname sind, taeva isa, et sinu arm on meiega. Aamen Jeesuse nimel. Ma tänan, et sa õnnistad selle eestikeelse piibliteksti lugemise nii, et see on tõeliselt õlitatud Jeesuse nimel. Ma ei tea, kuidas see on eesti keeles täpselt, aga soome keeles see on voidelet viron kielellä. Õnnistad siis, kui seal on eestlasi ja Arno, oskad eesti keelt, kui sa palvetad nüüd selle piibliteksti lugemise eest ja seejärel vaatame, milliseid palveid hakkame siis palvetama ja mida Püha Vaim toob. Kõigepealt palume, Jeesus, me palume sind, et sa tood meile rõõmu ja sa avad meie südamed ja õnnistad meid ja pesed meid puhtaks ja vabastad meid ja annad meile sinu armastust. Täname taeva isa, et saame olla sinu ees põlvitada. Jeesus, sinu ette põlvitame kogu meie rahva eest, meie iga väikese eestlase, iga väikese maakolka ja Jeesus, sinu vere kaitset palume iga Eesti piiri, iga maja, iga inimese peale, kus iganes see eestlane siis on, ka seal Eestimaal või välismaal. Jeesus, me palume, et sa tuled täna ja aitad meid. Sa näed, milline olukord on Eestimaal, sa näed, milline olukord on nende inimeste eludes, kes on siis mööda maailma laiali saadetud. Aita meid, Jeesus, kallis, su verega, su vere hinnaga oled võitnud iga Jumala lapseks. Paneme laadima. Kuulutame iga eestlase Jumala lapseks. Ja kui täna ei ole veel sina, kui sa ei ole täna veel Jeesust vastu võtnud, siis kuula vähemalt seda sõna, Jumala sõna, mis me täna loeme. Kui sa ei ole kirikus käinud või kogudusse ei kuulu, nii sellel ei ole ka midagi viga, sa võid täna teha selle otsuse ja muuta oma elu täna. Jeremia 30. Tõotus vangipõlve lõpetamiseks. Aamen, halleluja, kiitos Jeesus, täname Jeesust. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt ja ta ütles, nõnda räägib issand Iisraeli Jumal ja ütleb, kirjuta kõik sõnad, mis ma sulle olen rääkinud, enesele raamatussa. Sest vaata, päevad tulevad, ütleb issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb issand. Ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile ja nad pärivad selle. Ja need on sõnad, mis issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, sest nõnda ütleb issand. Ma ei ole kuulnud hirmukisa. Me oleme kuulnud hirmukisa. On kartus, aga mitte rahu. Küsige ometi ja vaadake, kas meeste rahvas sünnitab. Mispärast ma näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod muutunud kahvatuks. Häda, sest see päev on suur, selle sarnast ei ole. See on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest. Ja sel päeval ütleb vägede issand. Ma murran ikke su kaelast ja kisun katki su köidikud ja muulased ei pane neid enam teenima. Ja muulased ei pane neid enam teenima, vaid nad teenivad issandat, oma Jumalat ja Taavetit, oma kuningat, kelle ma neile tõstan. Aamen. Aga sina mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb issand, ja Iisrael, ära ehmu. Sest vaata, ma päästan siin kaugelt ja toon su soo nende vangipõlve maad. Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks. Sest mina olen sinuga, ütleb issand, et sind päästa. Ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud. Aga sinu
karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta. Sest nõnda ütleb Issand, su vigastus on ravimatu, su haav on valus. Ei ole kedagi, kes kaitseks su õigust. Mädakaisel ei ole paranemist, sulle ei kasva korpa. Kõik su armukesed on sind unustanud, nad ei küsi su järele, sest ma kisendad oma haava pärast, et su valu on vaigistamatu. Su suure süü, su paljude pattude pärast olen ma seda teinud. Ometi õgitakse ära kõik, kes sind õgivad. Ometi õgitakse ära kõik, kes sind õgivad. Ja kõik, kes sind rõhuvad, viimane kui üks läheb vangi, kes sind rööstavad, saavad rööstatavaiks. Ja kõik, kes võtavad sind saagiks, annan ma saagiks. Ütleb Issand, sellepärast, et sind on nimetatud hüljatuks. Sion, kellest ükski ei hooli, nõnda ütleb Issand, vaata, ma pööran Jaakobi telkide vangipõlve ja ma halastan oma eluasemete peale. Linn ehitatakse üles oma rusuhunnikuile ja palee asub seal, kus see peab asuma. Sealt kostub tänulaulu ja rõõmsate häält. Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene. Ma teen nad auväärseks ja neid ei halvustata. Siin on ta pojad nagu muistegi ja ta koguduses seisab kindlana mu ees ja ma karistan kõiki ta piinajaid. Temast enesest tuleb tal aukandja ja tema keskelt ilmub ta valitseja. Ma luban teda ligineda ja ta tuleb mu juurde, sest kes muidu annaks pandiks oma südame, et minule ligineda, ütleb Issand. Siis te olete mu rahvas ja mina olen teie Jumal. Vaata, Issanda torm ja keeristorm keerutab üle õelate pea. Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimasel päevil mõistate seda. Vangi viidud tulevad tagasi. Jeremia 31. Sel ajal ütleb Issand, olen ma kõigi Iisraeli suguvõsade Jumal ja nemad on mu rahvas. Nõnda ütleb Issand, rahvas mõõgast pääsenud on kõrbest leidnud armu. Iisrael läheb oma rahupaika. Issand ilmutas ennast mulle kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, sellepärast jääb mu osadus sinuga. Ma olen sind armastanud igavese armastusega. Aamen. Selle ma pean üles kirjutama, see on väga võimas sõna. Ma olen sind armastanud igavese armastusega. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, Jeremia 31:3. Sellepärast jääb mu osadus sinuga. Aamen, halleluja. Ma ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud Iisraeli neitsi. Sa ehid ennast jälle trummidega ja lähed rõõmsatega tantsima. Aamen. Sa istutad jälle viinapuu aedu Samaria mägedel. Need, kes istutavad, saavad seda ka kasutada. Sest tuleb päev, kui vahimehed hüüavad Eiframi mäestikus, tõuske, minge üles Sionisse, Issanda meie Jumala juurde, sest nõnda ütleb Issand, õisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast, kuulutage ja kiitke ja öelge, Issand, päästa oma rahvas, Iisraeli jääk. Sellegi me kirjutame ülesse. Jeremia 31:7.
sest nõnda ütleb issand, hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste pärast, kuulutage ja kiitke ja öelge, issand, päästa oma rahvas Iisraeli jääk. Ja siis oli see, mis oli võimas sõnum. Ma olen sind armastanud igavese armastusega. Seepärast jääb mu osadus sinuga. Aamen. Ma tänan Jumalat, et sa oled sellise koha piiblist avanud meile. Ja siis järgmine koht oli siis 7. Issand, päästa oma rahvas Iisraeli jääk. Aamen. Vaata, ma toon nad Põhjamaalt ja kogun nad oma maa tagasi. Nad tulevad nuttes ja ma toon neid anudes. Ma viin nad veeojade äärde tasasel teel, kus nad ei komista, sest ma olen Iisraeli isa. Ja Efraim on mu esmasündinu. Rahvad, kuulge issanda sõna ja kuulutage kaugetel saartel ning öelge. Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja. Sest issand lunastab Jaakobi ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam. Aamen. Sest issand lunastab Jaakobi ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam. Ja nad tulevad ning hõiskavad Sioni kõrgendikul, nad säravad rõõmust issanda headuse pärast. Issanda headuse pärast nad säravad rõõmust. No kas ei näe siis, kas Jumala lapsed? Tere hommikust, Jumala lapsed! Issanda headuse pärast nad säravad rõõmust. Aamen, halleluja. Vilja ja veini ja õlide pärast ja noorte lammaste, kitsede ja veiste pärast ning nende hing on nagu kastetud rohuaed. Nad ei närbu. Siis neitsid rõõmutsevad tantsides ning noorukid ja raugad üheskoos. Ma muudan nende leina rõõmuks. Aamen. Ma muudan nende leina rõõmuks. Eve, kas sa tuled ka kuulad seda, kuidas ta muudab meie leina rõõmuks? Aamen. Ma trööstin ja rõõmustan neid ja pärast kurvastust. Ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust. Ma kosutan preestrite südameid rasvaga ning mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb issand. Nõnda ütleb issand, Raamast kuuldakse häält, helinat, kibedat nuttu. Raahel nutab oma poegi, ta ei lase ennast trööstida oma poegade pärast, sest neid ei ole enam. Nõnda ütleb issand, keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid valamast. Nõnda ütleb issand, keela oma, sest su teol on tasu, ütleb issand, ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt. Aamen, halleluja. Sul on lootust tulevikuks, ütleb issand. Jälle meid üles tõstev sõna. Sul on lootust tulevikuks. Sul on lootust tulevikuks. Aamen, ütleb issand. Su lapsed tulevad tagasi oma maale, halleluja. Ma olen küll kuulnud, et Efraim haletseb iseennast. Sa oled mind karistanud ja ma olen saanud karistuse ning tõrges härjavärs, nagu tõrjes härjavärs. Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, sest sina oled issand mu Jumal. Sest pärast taganemist ma kahetsen ja pärast mõistusele toomist ma löön enesele vastu puusa, ma häbenen ja tunnen piinlikkust, sest ma kannan oma noorpõlve teotust. Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmiklapseks. Sest iga kord, kui ma räägin tema vastu, ütleb issand, püstita enesele märgikivid, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, rada, mida oled käinud. Tule tagasi Iisraeli neitsi, tule tagasi oma linnadesse, kui kaua sa kõhkled, taganenud tütar. Sest issand loob maal midagi uut, halleluja, naine kaitseb meest,
appikene, kas te kuulete? Kui kaua sa kõhkled, taganenud tütar, sest issand loob maal midagi uut. Naine kaitseb meest. Väike hetk, ma tulen.